ma ei taha öelda enda kohta ahv, on ju, aga mulle väga meeldib see väljend, et ahvist on saanud inimene. Mul ei ole probleemi välja näha räsitud ja see on problemaatiline. Ma lähen ilma meigita ükskõik kuhu. Ja kas see ongi problemaatiline võib-olla? Jah. Mis on mu elus uut? On olnud ärevad ajad. Ärevad ajad sõna otseses mõttes. Mul on ärevus, ma ei maga öösiti. Mul on päevad, mida ma kardan, aga üldjoontes on olnud üpris rahulik kulgemine. Tere sõbrad! Mul on väga hea tuju täna ja võib-olla see on sellepärast, et on neljapäev ja homme on reede ja siis on nädalavahetus. Ja võib-olla see on sellepärast, et päike on paistnud mitu päeva õues ja ma tunnen ka end nagu inimene. Rääkides inimeseks saamisest, ma olin korraks distracted, sest vaadake, kui hästi vohab minu taimeke. Aga rääkides inimeseks saamisest, siis täna me püüame teha seda. Ma olen endiselt väga selle old school YouTube'i lainel. Ma olen aru saanud, et mida ma olen siin üle mõelnud viimased aastad. YouTube'i võlu on see, et me saame hängida koos, mina ja sina. Ja mida me tänane häng sisaldab? See on väga lihtne. Mina proovin saada hetkeseisust, mis... ma ei taha öelda enda kohta ahv, on ju, aga mulle väga meeldib see väljend, et ahvist on saanud inimene. Sama palju, kui mulle meeldib väljend, et sitast saia tegema. Ja see lihtsalt nagu näitab seda, kui sa võtad ette mingi projekti, mille osas õnnestumine, ei ole päris kindel. See olen mina täna, kuigi we'll turn this around. Ehk teisisõnu vana hea get ready with me. Täna on neljapäev ja ma lähen õhtusöögile. Ja vaata, ma armastan seda teha. Ma armastan nädalas sees kuugi õhtul minna mõnikord. Sest see paneb mind tundma, et mul on vaba aeg. Mul on vaba aeg ja vaba tahe. Ja see on ilus. See on ilus tunne. Esimese sammuna I'll go hit the shower, ma arvan. Kuigi kell on... alles 2:30, siis alati on see, et ükskõik kui vara ma hakkan panema valmis, ma jään alati hiljaks. Vaata, anna mulle 10 tundi, et raiuda maha puu ja ma veedan esimesed 9 eritades kirvest. See olen mina. Ahv läheb duši alla. I'll be back. Appikene sõbrad, lokkis juuste, ma pesin ära ja kuivatasin natukene. Nende hooldamine võtab nii palju energiat, et mul on nüüd vaja snäkki. Ma arvan, et see võttis mul kokku mingi 45 minutit. Kusjuures eile tegin ma valge šokolaadismaasikaid ja ma unustan ära iga kord, kui maitsev magustoit see on. Ja mul on erandkorras väga bougie kodus ka kalamarja. Mul tuleb Lux-snäkk praegu. Lux Express. Hoppega, miks ma loki väsind olen? Kas peaks nüüd nagu jooma mingit matšat? Ma ostsin hiljuti matšat. Ja pakk oli 15 €, on ju kallis. Totaalselt väga kallis. Aga kuidagi see 15 € ei tundunud nii hull kui kilohind. Sellel matšal ja see kilohind oli fucking 500 €. No see on see matša Selverist. Me olime Annaga ja ma olin nagu, ma tahan kohe matšat praegu. Ja see oli nagu parim. See on see ceremonial grade. Ehk see oli hea. Muidu ma olen matcha bear'i ka tellinud. Aga ongi, ma olen nii kannatamatu. Ma olen poes, ma pean kohe saama. Ja ma söön kirjalt snäki. Ja siis hakkame valmis panema. Mulle meenus, et eile õhtul sirvisin ma muidugi oma lemmikut Anne ja Stiili. Ja te näete, et see on mu lemmik sellepärast, et Marise tagumikust on üks tükk puudu. Ja te võite mõelda, miks. Sellepärast, et üks päev ma mingi kreemiste kätega hakkasin seda niimoodi voodis lugema. Ja siis see tükk lihtsalt tuli ära. Nii et ta on loetud ja armastatud. Ja teate, mis mu lemmikud on viimasel ajal või? Iga õhtu ka veel, enne magama minekut. Vaadata muidugi neid lehti, kus räägitakse, et mis meigitrendid on in. Mis ma siit näen? Meil on sädelevad silmad, saame võtta täna Inspot. Sama värv laugudel ja põsepunal, mis on midagi, mida ma olen teinud. Nii et slay. Ja guys, vaadake seda lokkide poolt. Lokid on in. Kuigi ma pean mainima, ilmselt nende asjade vaatamine on nagu rohkem lõbu pärast. Sest mul tunnen, ma olen väga heaks saanud selles, et ma vaatan, mis on nagu moes või mis on trend ja mul on automaatselt see filter, et nagu oota, mis minu stiil on. Näiteks moodne lumivalgeke ehk väga kõrge kontuuriga meigi lookid ja ma olen nagu, ma tean, et see mulle ei sobi, sellepärast, et minu näo ja juuste kulmu vahel ei ole sellist kontrasti.
kas ma ütlesin kontuur enne või? Ma mõtlesin kõrge kontrastiga, siuke hele nahk, tume huul, tumedad kulmud, tumedad silmad. See pole minu vibe, aga mis on minu vibe, on see, mis siin on. Põsepuna everywhere, huuled veits sassis, juuksed ka natuke sassis. Tukk on moes, damn. Jaa, mul just kasvas välja, ei lõika kunagi enam uuesti. Endiselt ma olen suur Anna ja Stiili fänn. Aitäh Sirvile, et te mulle paberväljaandeid posti saadate, nende lehelt saad tellida. Endale ka, kui tahad ühinege Maria Vanainimeste klubiga, analoog on in, analoog on täiega in. Proovime siis täna teha meigi, mis on ka in. Ja millest me võiksimegi alustada? Teate, mis ajab mind vihale või? Möödas on aastaid sellest ajast, kui ma hakkasin esimest korda endale meiki tegema ja kuidagi ei ole ma endiselt suutnud leida jumestuskreemi, mis oleks õiget värvi. Sellepärast, et minu nahk ja siis minu nagu keha ja kael on nagu veits erinevad. Kõige lähedasem on see Madara Skinonymn. See on ülihea, tõesti nagu Madara mulle meeldib, selle konsistents on hea, aga värv on natuke roosa. Kas me riskime sellega täna? Oota, tegelikult enne, kas ma peaks tegema enne color correction? Me läheme all in, mul on täna tuju teha rohkem, sest üks asi minu kohta, ma ei pinguta tavaliselt oma välimuse kallal väga palju. Nagu te ka tõenäoliselt teate, ja see on diskussioon, mida ma tahan alustada, sellepärast, et ma tahan rääkida nende naistega, kes naudivad ja regulaarselt löövad end ülesse. Ma räägin väike meik tööpäevale. Ma räägin juuksed alati korras. Ma räägin seljas kena outfit enamjaolt. Ma tahan olla ka see naine ja mul tulevad perioodid, kus mulle tundub, et ma nüüd olen muutunud selliseks, kes paneb end valmis ja kes nagu ongi, teate see 10 minutes for better 10 hours, et 10 minutit väikest meiki hommikul annab mulle paremat 10 tundi tööl. Kindlasti mängib natuke rolli see, et ma töötan kodust, mis tähendab, et mul ei ole kedagi impressida. Mul tõesti ei ole ja kui ma olen päeval kodus, ma ei pane selgi ilusat outfiti, jutul lõpp. Probleem on aga selles, et mul ei teki seda refleksi ennast panna kenasti valmis ka siis, kui ma lähen inimeste sekka. Nagu enamjaolt see valmispanek tuleb sellest, et ma olen nagu oota, kas on mulle äriliselt vajalik näha esinduslik välja, kas see on sotsiaalne norm näha esinduslik välja ja muul juhul see lihtsalt ei kaalu minu jaoks üles mugavust. Alates sellest, et kui mul on natukenegi meiki peal, mul on tunne, ma ei saa ma nägu nii mugavalt katsuda. Mul on tunne, et nagu, see on nagu mõttetut, et see on nagu siuke aja raiskamine mulle tundub. Juuksed teine asi, no juuksed lihtsalt võtavad nii kaua aega, aga mul ei ole probleemi välja näha räsitud ja see on problemaatiline. Ja sellepärast mul on vaja teie, need naised, kes panete ennast valmis, miks te seda teete, mis see teile annab, kuidas te olete seda mõtestanud, ka juhul, kui te ka näiteks ei käi niimoodi tööl nagu mina, nagu siis ma mõtlen kontoris. Nüüd ma teen midagi väga riskantset. Jah, ma panen rohelist endale näkku. Ja ma ei tea, see on endiselt liiga ere. Oota, tegelikult eelmine kord. Mul tuli life hack, et ma segasin seda oma peitekreemiga. Teada, ma olen pidanud endaga nõu, et huvitav, kus see tuleb. Ja osa minust arvab, et kuna ma alustasin nii noorelt YouTube'i, kus ma nägin kogu aeg räsitud välja, ütleme, mul ei olnud probleemi näidata ennast täpselt sellisena, nagu ma olen, siis mul ei arenenud välja kunagi seda survet näha võõrast inimeste nagu juuresolekul hea välja. Ma lähen ilma meigita ükskõik kuhu. Ja kas see ongi problemaatiline võib olla? Jah, see segamine on päris hea. Tuleb siuke mahedam roheline nagu, vaata, siuke kergelt roheline. Nii et nagu, kuidas teie seda enda jaoks mõtestate? Ma olen nagu, ma ärkan hommikul, ma teen oma hommikuasjad, mul on vaja tööle hakata. Mulle tundub, et mul ei ole aega panna end valmis. Ja vahel ma tunnen ennast küll natukene lesser, vähemana, sellepärast, et mul on õde, kes on reaalne nagu moe-ikoon ja näeb igal pool nii hea välja ja ma olen nagu, Maria, miks sa ei võiks olla selline? Ja vaata, ma saan aru, et elu point on enda aktsepteerimine, aga kas igat asja peab ka aktsepteerima või kas mõni asi on siuke, et võiks pingutada? Kui teie seas on neid, kes nagu vabandust, see on väga awkward koht, kuhu meiki panna, aga mul tekivad, ma nimetan neid punasteks vuntsideks, mul tekivad siia siuksed punased laigud, kui ma räägin. Kui teie seas on neid, kes relate ivad, siis andke teada. Vähemalt siis ma tean, et ma ei ole üksinda. Võib-olla see oli koroonas ka, kui me hakkasime kõike veebidel tegema. Ma ei mäleta, mis hetkest asjad läksid nagu allamäge. Ja ütleme, ma ei näe seda mingi suure miinusena. Ma unustan ära vahepeal, et inimesed nagu iga päev panevad ennast valmis. Ja siis mulle vahel meenub, kui ma lähen inimeste sekka ja siis ma olen nagu, oh shit, oota, võib-olla peaks ka. Ja siis ongi nagu naljaks, et ühelt poolt üldse ei tee meiki tihti, aga teiselt poolt mulle väga meeldib seda teha, nagu kes on mind vaadanud kaua, ma tegin kunagi kogu aeg meigi videoid, ma kogu aeg meikisin, ma kasvasin üles nagu selle YouTube'i eeraga, kus enamus need sisuloed, keda ma vaatasin, olidki nagu
meigi sisuloojad ja vaata, see on olnud õppimise kurv. See on kindlalt olnud õppimise kurv, te teate. Te mäletate tõenäoliselt, kuidas ma kunagi tegin meiki. Võib-olla see on ka see, et ma olin reaalselt nagu kõige crazy'ma meigikandja ja mu üle tehti nagu pidevalt nalja ja siis, kui ma nagu enam ei hakanud meiki tegema, sest mul polnud aega või nii, siis ma sain täiega praise'i oma vanematelt, kõik olid mingi, nüüd sa oled normaalne jälle ja mul kadus nagu isu olla liiga meigitud. Hiljem ma muidugi õppisin, et selline väga heavy meik ei sobigi mulle alati, aga noh siiski, et võib-olla sealt mul tekkis ka siuke väike võõrandumine, sest ma nagu olin mingi, et noh, tead, naturaalne ongi kõige ilusam. Nüüd hakkame riskima, sest ma võtan peeniksema pintsli ja ma võtan tumeda värvi. Oota, kas ma peaks pealt tegema? Nii, mida õpetas mulle meigikunstnik, keda ma viimane kord nägin? Ta tegi mulle nii ilusa meigi. Proovime. Ma ei tea, kas te isegi näete midagi, aga... Okei, praegu veel ei ole erinevust näha, aga vaata, siukse lineri tegemine annab jälle minu meelest nii suure erinevuse, sest see annab nagu su silmale mingi sügavuse, on ju. Proovime veid seda teha. Ma ei oska seda teha. Mu silm rähigelt väriseb ka. On midagi või? Ajan lihtsalt koledamaks või? Kuidas James Charles ja teised seda üldsegi teevad nagu? Näete mingit erinevust või? Peaks rohkem tegema või? Appi, ma ei oska ju. Üks asi, mida ma nende vana hea YouTube videote puhul nagu märkan, on see, et ülisageli ma lihtsalt panin kaamera käima ja jäppisin ja mul on tunne, et these days ma olen nagu halvas mõttes liiga aware asjadest, mida ma räägin. Et nüüd ma olen nagu, oota, millest ma veel saan rääkida? Mis on mu elus uut? On olnud ärevad ajad sõna otseses mõttes. Ja viimasel ajal see on olnud hullem. Ma lihtsalt leian ennast kogu aeg tundmas, et ma olen teinud midagi valasti. Kogu aeg on siuke tunne, et keegi on mu peale pahane, ma olen teinud midagi valasti. Niikuinii ma pole kunagi teinud enda jaoks asju piisavalt. Oi, see on olnud raske, sest nagu, no ongi, ma olen ärev inimene, on terve oma elu, aga noh, viimasel ajal seda on olnud ka niimoodi õhust lihtsalt, et noh, lihtsalt ma olengi, ma ei tea, terve päev või õhtu, no tavaliselt õhtu, sest see on mul kõik nagu öö ja magamisega seotud ka, et ma lihtsalt olen ärev ja tunned ärevust nagu mõnikord ka ainult füüsiliselt. Ja see on midagi natukene uut mu jaoks ja ma ei teagi, kas see on sellepärast, et no lihtsalt ma olen vanemaks saanud, kas lihtsalt on siuke ajastu praegu või sellepärast ka, et ma nagu teadlikult võtan aega, et nii-öelda de-stressida ja siis see ärevus tuleb välja, sellepärast et minevikus oodake, ma teen selle lineri ära, siis ma jätkan jutuga. Ühesõnaga, et kas minevikus ma olen lihtsalt kogu aeg nii busy, et ma ei pannud kunagi seda ärevust tähele, ma ei tea. Aga igal juhul nüüd on see siin ja ma olen pidanud võtma kasutusele kõik tööriistad, mis minu vaimse tervise selles tööriistakastis üldse on. Ja kui te tahate veel sneak peeki Maria ajusse, siis juba praegu ma olen mingi 5 korda jõudnud mõelda, et kas see video on liiga igav. Ja siis ma üritan aru saada, et nagu kogu YouTube'i vibe minu meelest kunagi oligi see, et me ei mõelnud seda üle, et see oligi siuke chill, hängime koos vibe'iga. No aplaus mulle, et ma teen asju vaatamata oma ärevusele, kes ütleb mulle, et Maria, sa oled mõttetu, sa oled õudne inimene tegelikult ja mõttetu. Nii, mis te arvate mu silmameigist? On see hea või? Ma teen ettepaneku, et ma teen kõike muud ja siis vajadusel parandame, on ju. Ausalt öeldes nagu ma ei ole viitsinud väga palju uusi meigi asju viimasel ajal proovida, sest ongi, me ei kasuta neid ära. Ma ei reaalselt mäleta, millal ma viimati kasutasin meigitoote lõpuni ja siis läksin ostsin uue, sest see sai otsa. Nagu mingid tooted on nii lemmikud, et nendega juhtub seda. Ongi, kui sa teed nii harva meiki, siis sul ei saa ka asjad otsa. Ja siis vahepeal ma olen nagu appi, et asjad lähevad enne halvaks, kui ma need ära kasutan. See on otseses mõttes nagu. Ma olen nii palju mõelnud, kuidas meigi asju võiks saada osta väiksemate portsjonitega. Ja ma saan aru, et see ei ole nagu ettevõtetele kasulik, sellepärast neile on odavam nagu müüa meile sellist asja, on ju. Aga ma tahaks osta pool. Sellepärast, et esiteks, nagu kui ei ole testrit, võib-olla ma tahan natuke aega proovida. Võib-olla ma tüdinen ära, võib-olla ma tahan midagi uut proovida. Võib-olla ma ei kasuta seda nagu üldse piisavalt palju. Nii et minu meelest nagu see oleks epic, aga ma miskipärast kahtlustan, et seda ei juhtu lähi tulevikus. Pidin tegema pausi ja meenutama, mis mu elus veel toimub, millest ma nagu võiksin rääkida. Ja reast mu elus on ärevus, unetus ja päevad. Minu 3 probleemi, sest mul hakkavad järgmisel nädalal päevad ja ma olen genuinely mures, sellepärast et minu viimased olid nii hullud, et ma mõtlesin, kas ma pean kiirabisse minema. Ja
nüüd tulevad uuesti ja kuigi ma seekord üritan teha seda lifehacki, et ma hakkan võtma valuvaigistit juba päev enne, äkki see aitab, siis ma olen ikkagi natukene nervous, mis on nii crazy, ma rääkisin üle-eelmises vlogis ka, et ma sain endometrioosi diagnoosi. Ma kahtlesin, kas sellesse laskuda seal videos, aga ma otsustasin, et mis see on minu kanal. Nagu minu elu ei ole see koht, kus te peaksite võtma mingit meditsiinilist nõu, aga ma lähen pillide peale, sellepärast, et mu arst ütles, et see on kõige efektiivsem ja põhimõtteliselt ainus viis selle haiguse edasist arengut nagu peatada. Vahe story time, olles jumal tänatud kohusetundlik kodanik, nagu ma olen, pidin ma siis täna, kui ma seda monteerin, hakkama neid pille võtma ja ma võtsin infolehe ette, et ma loen. Ja ma saan teada, et see polegi klassikaline rasestumisvastane pill, mis mulle kirjutati. See on ravim nimega Visanette, mis on kirjast endometrioosi ravim. Ma ei hakka laskuma sellesse, kuidas saab selline asi jääda nagu patsiendi ja arsti vahelises vestluses segaseks, et ma ei kirjutagi sulle pilli, nagu sa arvasid, ma kirjutan sulle ravimit. Haigusele, millele ma arvasin, et ei ole ravimit. See on väga segane minu jaoks. Selles mõttes ta ei ole nagu ravim, et ta ei reverse'i seda haigust, aga ta peatab selle edasist arengut. Ideaalis, vist. Noh, see on nii vähe uuritud haigus, täiesti pekkis on olla nagu naine. Ja ma olen ise ka alles selles protsessis, et aru saada, aga see on ikkagi hormoon. See ikkagi võib mõjuda sarnaselt nagu pill mõjub naise kehal, on ju, et kõigil on erinevad kogemused, aga lihtsalt for the record, sain täna teada. Polegi rasestumisvastane pill see. Mina isiklikult olin mingi 17–19 vanuses pillide peal, mitte ühtegi halba kõrvalmõju peale selle, et mu tissid olid suuremad, mis oli positiivne. Mahatuleke peale minek võttis ikkagi nagu veits adjustimist, alguses oli nagu natukene olla, aga siis oli okei. Ja ma olin nii meeleheitel, et ma olin nagu okei, ju siis proovime. Ja ma hakkan veel võtma neid pille, mis peaks olema need, kus sa ei jäta seda päevade nädalat vahele, et mul põhimõtteliselt ei Tahad teada, kui suure mu ärevus või ma ehmun iga kõige väiksema häälekese peale. Naaber vist jõudis koju. Et siis mul põhimõtteliselt ei ole üldse päevi nende pillidega, mis ausalt ütles kõlab nagu eluunistus. Nii ma alustagi seda järgmisel nädalal ja mul pole aimugi, mis tujud mul siis on. Ma ei tea, kas see alguses nagu ma olen emotsionaalsem, kui ma olen järgmistes videotes natuke crazy, siis te teate miks. Sellist tüüpi videod on väga ohtlikud, sest ma olen nagu nii. Räägime kõik privaatinfo välja, mis mul veel on enda teada olnud, aga üldjoontes on olnud suhteliselt rahulik kulgemine. Ma olen nagu, mul on ärevus, ma ei maga öösiti, mul on päevad, mida ma kardan, aga üldjoontes on olnud üpris rahulik kulgemine. Mul on mingi põhi tehtud ja nagu these days, kui ma teen meiki, mulle kogu aeg tundub, et ma lähen koledamaks. Ma lähen koledamaks, kuniks ma värvin ripsmed ära ja siis selgub, mis vibe on. Mul on sellised Kiko head bronzer ja põsepuna. Alustame sellega. Kas ma peaks Annale helistama ja küsima, mis teemadest veel Get Ready With Me ajal räägitakse või? Issand, vabandaga, oota. Ma nagu kuulsin seda ma ei nagu, et täna jälle mingi kajakad, ma ei tea, kui teevad mingit sest ma olen terve päeva mingit imelik ajalg olnud, aga ma tahtsin öelda, et te olete live otse minu vlogis. Okei. Tervitus kõigile. Miks ma helistan on sellepärast, et mul ometigi said jututeemad otsa. Ma juba rääkisin sellest, et ma ei maga öösiti, mul on ärevus ja ma kardan oma järgmiseid päevasid. No põhimõtteliselt eks siis sa rääkisid kõik, millest üldse rääkida on. Ma rääkisin ära kõik mu nagu suurimad väljakutsed elus praegu. Suurimad väljakutsed elus on nagu mainitud. Kuigi sa võid kommenteerida, kuidas silmameik tundub. Ma proovisin teha midagi tumedamat. Mulle meeldib, ma just enne vaatasin, et su silm nagu ise räigelt popib sellega. Kuulsite, jah? No millest me räägiks oma vahel? Viimane kord, kui mina ja Anna käisime koos matchat võtmas, et niisama casual tüdrukud oma vahel. Siis me rääkisime sellest, kuidas Eesti riigi võlg on kasvamas ja kuidas me oleme väga stressis seoses sellega. Ja. Räägi mõni oma elu viimase aja suur võit. Ma arvan, minu viimase aja kõige suurem võit oli see, kui mind kutsuti kohtuma. Kuhu sind kutsuti kohtuma? Ma mingi oota, mis asja? Ühesõnaga, et kui mind kutsuti kohtuma vanade sõpradega, aga ma ütlen, et see, teate, see ei ole enam see ja ma ei taha kohtuda nendega. Ja siis ma ütlesingi ära, et ma ei taha kohtuda. Ja ma olin väga uhke enda üle, sest et ma üldiselt oleks läinud ja siis ma oleks teinud ilusat nägu ja olnud nagu...
väike enesekehtestamise moment. Täpselt ja ma arvan, et seda tuleb rohkem teha. Miks on ei ütlemine kõige raskem asi maailmas ja iga kord mul on siuke tunne, et tore, ma olen kõige halvem inimene maailmas, kui ma millelegi ei ütlen. Miks me peame kulutama oma aega mingisuguste asjade peale, mida me tegelikult, ma ei tea, kas ei taha teha või me teame, et me nagu ei mahuta või et et see teeb meile kahju. Ma soovin sulle selle võidu puhul õnne. Oota, ma mõtlen, mis minu mingi võit on olnud. Mis on minu selle nädala võit olnud? Äkki mu võit veel tuleb? Nagu mu võit veel tuleb. No see oli tegelikult pool kaotus. Ma käisin autoga paranduses, mis niigi on alati natukene hirmus asi, mida teha, on ja. Minu võit oli see, et ma nägin, et nad seal toimetasid ja ma olin nii enesekindel, et ma astusin ise ka sinna ruumi, mis muidu on täiesti tavapärane asi, mida teha, aga ma läksin ka sinna töömeeste juurde, et vaadata, mis mul seal põhja all katki on. Aga kaotus oli see, et ma ei teinud sellest pilti. Ja oleks olnud hea teha, et vaata papsiga arutada. See on alati võit, kui sa naisena lähed auto töökotta ja suudad selle asjad ära teha ilma, et sa tunned, et sa oleksid loll. Ma arvan, et see on väga suur võit. Aitäh, et pidasid muga vestlust. Palun, ma tõesti ei lisanud mitte mingit väärtust. Sa lisasid väga palju väärtust ja meil oli väga põnev sind kuulata. Ma unustasin sind vaadata, ma vaatasin kaamerat. Bye. I will do. Thank you. Bye. Bye. Kui kahtled Ella Pestile? Minu päeva küsimus teile ongi, mis on teie selle nädala võit olnud? No nii, värvime huuli. Mul on ülisuvakas, ülispetsiifiline huulesoovitus. Rimmeli huulelainer toonis 725 tiramisu. Mingi lasting finish. Pakend ei ole eriti lasting. Ja ma näitan teile kohe, milline see on. Ta on selline oranžikas, mis kõigile ei meeldi, aga kui sa tahad, I recommend. Mul on tunne, et kui mul need näovärvid saavad paika ja huuled, siis ma hakkan hea välja nägema. Enne on katastroof. Ma ise kunagi poleks elu sees oranžikat huulevärvi proovinud või ma ei tea, ma pelgasin oranžikat värvi. Ja nüüd ma sain aru, et minu roheliste silmadega see on perfect. See on tegelikult perfect. Ma panen oma seda Lifter Glossi, mu lemmik. Kui kellelegi teist on siiani minu jutt tundunud natukene negatiivne, siis plusspool on see, et mul on tunne, et kõikide raskustega elus ma tulen toime. Mul natukene kardan seda, et aprillikuus peaks olema astroloogiliselt mingi üli-crazy aeg ja ma ei ole mingi kõige suurem astroloogia uskuja, aga siis vahepeal ma natuke usun. Ja praegu ütleb, et aprill on üli-crazy kuu ja ma natuke olen närvis, mis siis veel saab juhtuda. Siis teistpidi ma olen I can handle this shit. Ripsmedos pruun panoram. Ma arvan, et see on kõik. Kuulge, ma panen juuksed korda ja siis me saame hinnata lõpptulemust. Meil on outfit seljas. Ma arvan, et see on suht hea. No nii, ma natukene muutsin oma huulevärvi. Ma arvan, et see on parem, kuigi mul on tunne, et need kaks clashivad. Mis ma valesti tegin? Teate, mulle praegu tundub, et siuke roosakam ja veits naturaalsem huul. Sobib paremini, pluss olgem ausad, õhtusöögile minnes see on chillim ka. Ma hakkan steiki sööma. See huulepulk ei püsi. Ütleme siis nüüd, et loodetavasti on ahvist saanud inimene. Ja tegelikult ju oleks tore iga päev välja näha nii hea. Loomulikult, kui see ei võtaks nii kaua aega. Ja mis on selle video sõnum? Ma ei tea. Minu sõnum on alati see, et ole selline, kuidas sul mugav on. Minu jaoks mugavus kaalub enamuspäevadel selle üle, aga mitte täna. Üllataval kombel ma olen vara valmis. Tavaliselt ma jookseksin ja oleksin paanikas. Seega ma ütleks, et see on areng. Enne kui ma lähen, ma nägin TikTokis trendi, kuidas oma meigi asju pandi nendesse klaasist kausikestesse ja ma sain oma vanaisad nii palju selle stiilis nõusid, nii et mu meigi asjad on nüüd reaalselt sellises bowlis. Igal juhul, sõbrad, mul oli väga tore teiega. Ma loodan, et teil oli ka. Ma nüüd võtan väikese pausi enne, kui ma lähen sotsialiseeruma, sest ma vajan seda. Vastake siis päeva küsimusele, mis oli teie võit sel nädalal. Ja näeme järgmisel nädalal jälle. Ma ei tea, mis mul siis plaanis on veel, aga küll te saate siis teada. Nii et olge tublid. Tšau!